Hei! Täna valisin välja viimase peaaegu 2 nädala 6 kõige põnevamat teemat, millest ma arvan, et te kõik võiksite teada ja kursis olla ja sealt olulisemad mõtted. Esimene neist, nagu te arvatagi võite ja ilmselt olete uudistest kuulnud, on iPhone'i 4. generatsioon. iPhone'i 4. generatsioon toob kaasa 8 sellist uut pidevpunkti, mis toodi välja Steve Jobsi keynote'il ülemaailmsel arendajate konverentsil, mis toimub USA-s. Nad valisid selle jaoks kõige suurema konverentsisaali ja nad suutsid ka selle välja müüa vähem kui nädalaga. Nendeks esimene neist on uus disain. iPhone 4 toob endaga kaasa peaaegu et terve kõikide nutitelefonide kõige õhema versiooni 9,3 mm. Lisaks sellele on tal äärtesse integreeritud antenn, mis tähendab seda, et neil ei pea olema telefoni sees eraldi seadet, mis eelnevatel telefonidel oli. See toob endaga kaasa 2 kaamerat, ehk kaamera on nii tagapool nagu harjunud, kui samas ka eespool, mida on kaua oodatud. Ja tihti on Apple'i asjadega nii, et nad ei too enne asju välja, kui need ei ole päris valmis. Lisaks sellele on olemas ka noise cancellation, mis tähendab müra vähendamist. Nimelt on teine mikrofon ka telefoni tagaküljel, mis välismüra vähendades muudab minu või siis kelle iganes kõneleja teksti selgemaks. Praegu mul on olemas Androidi telefoni peal see ja rääkides on väga suur vahe sellega, et igasugune autotaustamüra või oled kuskil transpordis, siis see kõik summutatakse ja on ainult sinu kõne kuulda, mis on suur edasiminek. Lisaks sellele palju räägitud ja vastukaja mitmelt poolt tulnud on Retina display, mis sisaldab endas rohkem kui 326 punkti iga intši kohta ehk 2,5 sentimeetri kohta. Väidetavalt, see on nüüd see väide, mille üle vaieldakse. Steve Jobs väidab, et 25-30 sentimeetri kauguselt inimene ei suuda tajuda rohkem kui 300 punkti ühe tolli kohta. Nemad pakuvad 326 punkti, mis tähendab seda, et see pilt peaks olema sama selge kui see, mida me vaatame praegu õues olles. Ja lisaks sellele on ekraani suurus jäänud samaks, küll aga pikslite tihedus on 2-kordistunud. Ehk peaaegu, et sama suur display, kui on siin iPadil, saab olema ka iPhone'il, ainult et siis vähendatud kujul, ehk see pilt saab olema väga selge ja tihe. Ehk mis on nagu nii lugemiseks, piltide, videode tegemiseks super. Ta sisaldab gyroskoopi, mis on lisaks accelerometer. Accelerometer on see, millega te saate kallutada, keerata ja telefon reageerib, vahetab sellele vastavalt kirja, mis suunas te olete, samas igasugustel mängudel, et seda kaasaaramist teha. Gyroskoop lisab ka sellise 6. mõõtme, et sa saad ka enda ümber liikudes, mitte ainult telefoni seadet liigutades, ehk ka nagu maa suhtes sinu liikumist tajub. See on ilmselt arvatakse, et mängudele väga suur edasiviiv jõud, just nagu mobiilimängunduses. Ehk ilmselt Apple tahab selles väga palju kaasa rääkida. 4. osa on uus protsessor, mis on sinna sisse ehitatud. See on arvati alguses, et see on sama nagu on iPadi sees Apple'i enda loodud A4 protsessor. Aga tegelikult tuli välja, see oli hiljuti eile, et selle vahemälu ehk siis tema protsessori vahemälu on tegelikult 2 korda suurem, kui see oli iPhone 3GS-il või kui ta on iPadil, ehk 256 megabaidi asemel 512. Ilmselt on see vajalik selleks, et ta pakub nii palju rohkem meile uusi funktsioone, millest ma kohe räägin. Lisaks sellele on see protsessor teinud aku pidavuse peaaegu 40% suuremaks. See on 7 tundi kõneaega ja mälu on 16 ja 32 gigased. Uus asi on kaamera, nagu ma mainisin, see on 5 megapiksline, nagu ikka. Megapikslit tihti ei loe, see on ainult number ja tegelikult mis loeb on see soft, mis seal taga on ja vahetevahel kellegagi kaameraid kõrvutades sa näed seda, et kui sa teed pildi ära, siis sul võib olla palju vähem megapiksleid, aga pilt on palju toonide poolest parem ja selgem. Ehk ka nemad nüüd tõstsid pikslite arvu, aga see soft on see, mis on eelkõige arendatud. Lisaks on võimalik teha HD videot
seda otse uploadida ka YouTube'i, mis teeb 30 kaadrit sekundiseks. See on nagu tõsine mõte sellele. Mina, kes ma plaanisin osta teile videode tegemiseks eraldi taskukaamerat, siis sellel ilmselt ei ole enam mõtet. Ja lisaks sellele on Apple toodab sinna peale iMovie programmi, kes kasutab Maci tuntud juba Maciga kaasa tulevast iLife'ist. Ehk te saate videosi lõigata, klippe kokku panna, trimmida, efekti juurde panna, teksti juurde panna ja seda otse siis eksportida YouTube'i või emaili peale või arvutisse lihtsalt salvestada, kuidas iganes te soovite. Edasi on iPhone OS, mille nimi muudeti iOS-iks. 4. versioon välja tulemas, mis tuleb nii iPhone 3G-le, 3GS-ile kui ka iPod Touchi teisele generatsioonile. See toob endaga kaasa multitaskingu, mida kõik nii väga palju ootavad ja millest mina tunnen iPadi puhul siin väga puudust. iPadi puudustest, mis ma siin avastanud olen, ma saan teile rääkida, kuna see on arvuti, mida ma kasutan praegu igapäevaselt ja teist võimalust ei ole. Ja lisaks sellele ka uus otsingusüsteem Yahoo ja Google'i kõrval on Bing. iAds ehk nagu iAdvertisement lühend on võimalus raha teenida arendajatel. Nimelt, kui sa paned oma programmi sellise väikse ruudu eraldad reklaami jaoks, siis Apple sinu eest müüb see reklaami välja, 60% reklaamist saadavast tulust tuleb sulle kui arendajale. Nende eesmärk sellega on hoida nende programmide hinnad enamasti tasuta või väga madalal, et arendajad, kuna nad peavad rohkem aega pühendama sellele, et nad sealt oleks neil võimalus ka teenida. Lisaks sellele on uuendatud iBooks, ehk nüüd on võimalik sünkroniseerida iPadi või iPhone'i. Ma lõpetasin siin raamatu lugemise ära, ma saan samal hetkel minna raamatu lugemisega edasi iPhone'ist või vastupidi, ma teen Note'i, ma saan seda Note'i vaadata ka teises oma seadmes. Ja lisaks sellele ka PDF lugeja tuleb iBooksi programmi sisse ehitatuna. Viimane asi, mis oli selline one more thing ehk 9. asi, mille Steve Jobs välja teeb, FaceTime, mis on siis frontkaamerat või siis tagakaamerat, eeskaamerat või tagakaamerat kasutades videokõne, mida võimaldab ilma igasuguse set-up'ita telefoniga, valid kontakti, helistad, ainus asi, et see peab olema selleks Wi-Fi, see on kõik. See ei ole 3G-s väidetavalt sellepärast, et Apple ootab taaskord, et asjad valmis saaks, et operaatorite võrgud võimaldaksid sujuvat kõne, sest tihti, kui kasutada läbi 3G erinevaid teisi programme videokõneks, siis see lag on tihti suur ja raske on saada korralikku võrgukiirust selleks. Telefon tuleb avalikult müüki 24. juunil, ettetellimised algasid 15. juunil, esimese päevaga venis ettetellimiste aeg kõigepealt 4. juuli peale ja siis 14. juuli peale ja kes teab, võib-olla on see juba tänaseks hetkeks veel rohkem edasi lükkunud. Igatahes huvi telefoni vastu on suur olnud, 600 000 ettetellimist oli esimese päevaga. Tuleb ta müüki kuni septembrini, iga kuu lisandub umbes 10-20 riiki ja septembris peaks olema see müügil 88 riigis üle maailma. Apple loodab saada 2011. aastaks rohkem kui 100 miljonit iPhone'i kasutajat, mis on väga ambitsioonikas eesmärk. Aga seniks, kuni Eestis seda ei ole, saate te tellida seda oma sõpradelt Prantsusmaal või Inglismaal, kus iPhone'id on müügil ja praegu ettetellimises ka SIM-i vabalt, ehk saate panna ükskõik mis teise SIM-i sisse. Ja lisaks ma soovitan teil väga vaadata ka Steve Jobsi intervjuud D8-il, kus ta rääkis üldse Apple'i kontseptsioonist, iPhone'i telefoni eelnevast kadumisest ja kuidas on nende suhted Flashiga. Nii et head vaatamist, video jätkub kohe mõne hetke pärast.